tervist kõigile! 29. veebruar täna ja kevad koputab siin kenasti uksele ja inimesed tahavad enda hoove juba korda saada. Arboristel hakkab tihe hooaeg pihta. Täna tulingi appi heale vanale kolleegile Heigole, kunagine tiimikaaslane mul, ja tema enda poistega hooldab siin õunapuid, raiub mõndasi puid seal juba, saed mürisevad ja mina tulin talle appi siia neid kuuskesi rõnima. Ja lisaks sellele proovin siis teha väikse sükse õpetusvideo, kuidas meil siis arboristid kassidega kuusepuid rõnivad. Ja lisaks veel sellele ka testin siis, kuidas töötab see uus T542i mudel akusaag. Ja siuke klassikaline kuuseraie, ega meil palju asju ei ole tarvis, meil on tarvis turva nii-öelda rakmeid, köit, töököit ja siis ronimiskasse ja siis me juba saamegi puu otsa. Ronimiskassid on siis sellised toed, mis käivad jala külge ja siin on sellised teravad piigid ja need jäävad siis sissepoole nii-öelda puusuunas. Ja siis nende kahe peenikse piigi otsas seal oledki lihtsalt. Su enda kehamass surub need piigid puusse ja siis tibusammudega lähedki. Et nüüd puust eemale ei kukuks, kasutame töököit. See on selline lühem ronimisköis, mis hoiab meid puu lähedal. Ja kindlasti võtame kaasa ka vähemalt ühe köie, millega meil on võimalik hädaolukorras maa peale tulla. Ja mina tavaliselt kuni esimeste oksteni panen lihtsalt töököiega siit. Ja kuna seal esimeste okste juures on tarvis juba saagida, siis saagimise ajal kinnitame alati 2 köit. Ja praegu ma näitan ühte varianti lihtsalt. On erinevaid, kuidas seda teha, aga mina kasutan väga tihti sellist varianti, kus ma panen köie ümber puu, teen siia paalisõlme. Ja siis ma saan selle jooksva paalisõlme. Siis ma selle jooksva paalisõlmega saan selle köie pingutada siia puu ümber tugevalt ära. Nii, ja siis siin on ronimisvidin Betsli Zigzag. See on mõeldud siis liikuva köiesüsteemiga töötamiseks. See tähendab, et see köis peaks siit ülevalt tegelikult siia aasa tagasi tulema. Hetkel ei tule. Siis ma pingutan ta siia ära. Midagi ei juhtu, kui sa siia rippu jääd. Küll aga kui sa nüüd hakkad seda ahelat päästma sel hetkel, kui ta kogu sinu keharaskust siin sees on ja ainult ühe köie peal on, siis ta võib väga kiirelt liikuda. Siis me peame kuidagi seda lisaõõrdumist rohkem majandama. Ja selle lisaõõrdumise tekitangi ma selle karabiniga, mis ma siia üles jätsin. Ehk nüüd ta on selline topeltköie süsteem jälle. Gert on mul vahepeal siin all abis, et need oksad on kole pikad ja suured, et kui nad pärast siin risti-resti pusas all on, siis ei taha keegi neid siit lahti arutada, et ta aeg-ajalt mul lihtsalt tõstab neid eest ära. Ja siis niiviisi vaikselt edasi. Kassidega ronimise saladus ongi see, et tulebki teha pisikesi samme. Need ei ole 7 penikoorma saapad, millega hullult suuri jooksusamme saab teha. Tasa ja targu. Siin, kus oksad tavaliselt puu külge kinnituvad, on see pide ka märksa tugevam. Et kui sa tahad oksa nüüd otse läbi saagida, siis on mõistlik seda teha tüvest veitse eemal. Ja teinekord on kuusel oksad väga-väga pikad sellised,
siis ongi mõistlikum algul lasta massi natuke maha, siis sa kontrollid seda viimast tüigast ka veits paremini. Et ma siit sain vähemaks. Ops. Õues on praegu natuke ikkagi jahe ja see kulutab akut täiega, ehk siis puskusaagidel on siin täispöörde variant ja siis Eco mode ka ja ma nüüd lülitangi ta Eco peale ära. Pöörded on võib-olla veits madalamad, aga säästab akut veits kauem. Asi, mida ma kindlasti tahan ära rääkida, on see, et eriti just algajamate arboristide puhul on näha, et kui nad raied teevad, nad jätavad selliseid tüükaid, sest hea mugav on siia peale küll astuda, aga tuleb usaldada enda kasse, nendega õppida ronima, sest kui sul nüüd kass peaks lahti libisema, seda ikka juhtub, siis ja sa lõuaga või rinnakuga siia pihta otsa lendad, siis sellel võib väga kurvad tagajärjed olla. Ehk tüükad alati minema. Lisaks võib siit, kui ma jätaksin need tüükad siia alla ja ülevalt mingit oksarajon, see võib siit pealt rikosseti panna ja mul maa peal seal toel kiivrisse lennata, et neid asju on juhtunud, olge ettevaatlikud. Ja maa peal see toe ülesanne on samamoodi ka oksi järjest ära viia, sest kui kõik oksad kukuvad minul sinna päästmisköide, siis ma ei pruugi enam puu otsast korralikult alla saada, eks. Ja kui sa tunned, et sul on vaja aega, ma võin üleval pausi teha, ei ole muret nagu. Et pigem on meil mõlemal mugavam, kui alt maa puhas on. Gert on siis Heigo juures praktikal ja on Luua kooli tulevane arborist meil. Siia võib-olla pead saega sisse lendama. Et siit takistusest mööda saada, et ma korraks pean selle sõlme lahti tegema ja üles uuesti siduma. Ja panen samamoodi selle libiseva jooksva paali sõlmega. Nüüd, kui ma selle süsteemiga siin kinni olen, siis ma saan järgmine hakkas endal
töököiega ümber tõsta. Okei, sain. Veel. Tuleb. Ja kõige enam, mida sa muidugi jälgida tahad, on see, et kui sa õigesti tõstad, et seda liiga siia oksal lähedal ei tõsta, muidu võid saega siia sisse lasta. Igaks juhuks on meil muidugi teine köis ka, et kui saimegi läbi, saame teisega alla minna, aga varustust tuleb ikkagi hoida ja proovime säästlikult ja pahatihti ongi jälle mõistlik esimene lõige teha natuke eemalt. Siis vahest saad endal köie vajadusel kõrgemale tõsta või madalamale, et tekitada ruumi lõikamiseks. Mõtlesin, ma muidu saada siit ära, aga ma pean natuke üles poole minema, et teile midagi näidata. Ehk tõenäoliselt on sellest puust kunagi tahetud teha siin pesapuud kurgedele. Ehk siin on täitsa vankriratas üleval. Siia linnud teevad pesa mõnusalt peale ja aga vist ei läinud loosi seekord see kinnisvara. Ma ei hakka seda ratast siit lahti kangutama, ma ei tea, kuidas see siin päris kinni on. Küll aga võtan siit poolt veel natuke massi maha ja saadan selle ladva alla. Akut on ka nüüd üks pulk veel, ma arvan, et ma selle viimase lõike äkki saan ära tehtud. Kui ei saa, siis on mul tegelikult üks lisaaku ka all kaasas veel. Ja noh, info, mis mulle tähtis oli see, et ma ühe akuga saan nii palju tehtud, et ma saangi oksad maha ja ladva langetatud ja tavaliselt järkamist teedki mõne teise saega, et kitsastes tingimustes tasub siia küljesälgud ka veel sisse teha, et ma lihtsalt näitan. Kuused näiteks on sellised puud, millel siit kiud hoiavad päris hästi kinni ja teinekord võib see üks kiud siin, koorekiud hakata teda rebima kuhu iganes suunas, et on mõistlik lahti lasta. Okei, ettevaatus tuleb. Siin oli kurepesa, see vankriratas oli üleval. Ja noh, selle akuga sai tehtud siit nii palju kui sai. Teen veel paagi tühjaks nii-öelda. Ja plaan on järgmine, et enda ankrupunkti panen ajutise siia. Siis lasen Gerdil endal tõmbamisköie üles panna, mille ma siia juba kinni ära seon. Ja siis teen vahepeal siis selle teise osa ära. Pärast tõmbame selle puu lihtsalt pikali. Okei, Gert, ole hea. Vaat seal kuuri juures on sinine ronimis või see köiekott. Pane sealt see tõmbamisköis mulle külge. Hops. Ja see on selle natuke enda ankrupunkist allapoole.
samamoodi paalikaga kinni. Nüüd võtsin korraks töököie endal lahti ja laskun allapoole ja näitan, et kuidas see ronimissüsteem siis mul töötab, kuidas ma selle lisajuurdumise siia andsin. Et nüüd on ta jälle selline kahe liikuv köiesüsteem. Kindlasti, mis on tähtis, on see, et sa ikkagi kontrollid ühe käega seda tagumist köie saba samamoodi. Laskun natuke allapoole ja teen selle teise tüve ära. Ja nüüd saigi aku tühjaks. Ehk selle ma sain siit käsisaega alla ja lasen uue aku panna. Nii. Selle oranži kädi tagaistmel sinises Husqvarna kotis on aku. Oota, ma saadan selle saja alla ära praegu. Saad selle kaasa võtta korra. Ja siis kindlasti pane ketiõli ka, mis on seal kuuri juures, eks. Ja nüüd, kui ma saja olen üles tõmmanud, siis lappa mul köis tagasi kotti ka, palun. Ma muidu oleksin bensusaja võtnud siin nende lõikamiseks, aga mul on selline sportlik huvi, et kuidas see saak käitub ka natuke, kuidas see aku saak käitub ka natuke jämedama puidu lõikamisel. Ega ma siit varsti lasen ära ka, et mu enda köie nurk muutub mulle juba ebamugavaks, et siis ma võin ära panna, kui ta siia mahub. Nii, panen selle ladva osa. Nii, kuna selle osa ma pean nii natukene väiksemate juppidena eemaldama, siis ma näitan teile astmelise lõike ka ära, kuidas enamasti sektsioone võetakse. Nii, astmelise lõike puhul on siis mõte see, et tekitame siia siukse murduva pideriba puule, et me saaksime selle oleva noti lahti nõksutada ja mingil määral käega suunata. Ehk proovime. Aga mis on astmelise lõike puhul tähtis on see, et kui ma nüüd siit tagantpoolt ka sisse tulen, et need astmed peavad üksteisest üle kattuma, ehk siia jääb see väike puiduriba nii-öelda. Ja reeglina, et mida jämedam on puit,
seda kitsem on astmete vahe. Ja nüüd töö juures saan ma selle siit lahti lükata. Pole praegu päris õpiku näide, aga astmed peaksid ka olema täiesti tasandlikult, et mul läks siin natukene viltu. Akusaega sai hakkama, aga eks ta ei ole mõeldud ikkagi jämeda puidu niiviisi järkamiseks ja lõikamiseks. Proovime korra veel. Tuleb. Ja nüüd minu enda puht sportlik huvi, et kas see pisike latt suudab sellega ära süüa ja kui palju akut siis saak sööb sellise pika ja tugeva lõikuse puhul. Eks vaatame. Ja apsti. Arvata oli. Ei saanud ühtegi akupulk ära ja saab hakkama tegelikult. Ega nüüd muud ei olegi, kui laskan alla. Ja näitan, et miks ma päris tihti ikkagi just seda lahendust kasutan endal raiumiseks köiesüsteemi puhul. Nii, ja kuidas ma siis paalikaga selle endal sinna ülesse panin. Kui ma nüüd köit kätte tahan saada, siis ma pean seda karabinist läbi olevat kahte otsa tõmbama. Siis liigub see sõlm minu juurde tagasi alla siia. Teen sõlme lahti ja saangi köie kätte. Proovi langetuslõike ise teha. Proovi muidugi, ma tõmban. Kuhu suunda sa paneks? Ütleks nii, et seda saaks sinnapoole panna, aga siin on see all, aga see kõige ohutum. See on niikuinii risupuit, ei pea muretsema selle pärast. Aga ma nõustun ka, jah, parem selle põõsa peale umbes, mis seal on. Pikkuse poolest ei ulata sinna, jah. Seda kindlasti mitte. Ja ma saan sealt tagant natuke tõmmata paremini. Okei. Tule! Ei lähe sinna! Ei lähe, ikka hästi. Rahulikult. Lähe. Sihuke melokas. No igimull otsas jälle. Ma on. No nii, sai kohta natuke tagasisidet ka siis, et akusaagide kohta ma ütleks, et võimsust tal tõenäoliselt on siin kõige enam.
et väga hea kergesaag. Eks ta pigem on mõeldud ikkagi hoolduslõikuste jaoks, aga saab raietega ka hakkama. Ja noh, akusid on ka ju tegelikult erineva suurusega. Aku käib ka väga mõnusalt lihtsalt siia sisse. Klõpsu peab ära tegema, muidu kukub puudes alla. Siis saeslingi kinnitamiseks on siin kindel aas. Siin on peal kirjas, ärge kinnitage siia, aga küll saate rakmete külge rippuma panna ta niiviisi. Latiga ma arvan, et see, mis tal siin praegu peal on, 12 tolli või jah, et see on ka selline ideaal, aga kindlasti ta jaksaks ka suurema läbi jooksutada siit. Ja noh, mis veel akusaagide puhul, õli tuleb juurde panna, see ei tohi ära ununeda. Õlikord käib juurde mõnalt. Ma ütleks, et väga hea tööriist ja ma pean natuke veel temaga mängima ja siis hetkel ma näen küll siit head kandidaati, et see võiks olla mu lemmik uus Husqvarna tööriist. Mõina!